No nii, peaks vist olema live. Tere tulemast siis seekordsesse tarkvarade infotundi. Nagu eile siis käisin välja klausli, et täna siis räägime peamiselt Gearboxist, ehk siis Gearbox 3.0, mis on nüüd siis praeguseks juba väljas ja on ka siis kõigil, kes kasutab robotit reaalselt olemas kasutamiseks. Et vaja siis teha kas vahetada oma tööriist välja või veel parem tegelikult lisada üks tööriist endale juurde ja saada siis Gearbox 3.0-st endale kasu. Kui sa oled juba Gearboxi kasutaja, siis kindlasti jätta siia kommentaari, kui kaua sa oled juba Gearboxi kasutanud ja kui tekib siis selle webinari käigus mingisuguseid küsimusi, siis loomulikult kirjutan need siia kommentaaridesse, ma hoian selle silma peal, et siis saaksin nendele jooksvalt vastata. Miks ma siis seekord otsustasin Gearbox 3.0-st rääkida, seal on päris mitu põhjust. Üks on see, et inimesed saaksid paremini aru, mis asjad need kauplemistarkvarad üldse on ja kuidas nad töötavad. Ja teine on siis see, et kuna on olemas üksjagu Gearboxi kasutajaid ja kuna nüüd 3.0 on uuendus ja ei ole ka väga ammu Gearboxist rääkinud, siis kindlasti on hea neid alustalasid meelde tuletada, mis alusel siis üldse Gearbox töötab ja kuidas ta siis tehinguid võtab, mis loogika järgi, kuidas ta sulgeb ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis käime nüüd seadistused uuesti üle kõik. Kunagi aastad tagasi sai tehtud umbes samamoodi, aga loomulikult Gearbox on sellest ajast palju edasi arenenud. Mis siin ikka? Hakkame siis vaikselt pihta. Paneme siit siis ekraani ette. Nii, hakkame siis siit ülevalt poolt pihta. Ma kirjutan siis siia samal ajal juurde, et siis oleks ka visuaalselt näha, et ei oleks ainult minu jutt. Kui nüüd rääkida Gearboxist veel üldisemalt, siis Gearbox on tarkvara, mis on siis nii-öelda, võib nimetada siis counter trend tarkvaraks. Ehk siis ta läheb nii-öelda trendi vastu või ta nagu otsib neid kohti, kus siis suund peaks muutuma ja kuidas ta seda teeb, on siis ajalooliselt on siis erinevad paarid liiguvad erinevat moodi, eks ole, erinevas mahus, enne kui tuleb reversal ehk siis nii-öelda suuna muutus hinnas. Ja siis statistika järgi on siis Tyler siis omal ajal selgitas välja umbes kui kaua mingisugune paar liigub enne, kui ta siis teeb reversali. Ja nüüd 4 aastat hiljem, kui me räägime siis millal Gearbox üldse alguse sai, millal Gearboxi kasutama hakati, 4 aastat hiljem tundub, et need käigud siiamaani tegelikult töötavad, sellepärast et kõige paremad paarid nagu ust-käed ja eur-ust ja oli vist audust, 3 kõige paremat paari, töötavad siiamaani väga hästi. Ja see siis näitab seda, et ikkagi on olemas mingisugune loogika nendel turgudel ja hoitakse siis mingisugustest reeglitest kinni. Loomulikult alati ei ole niimoodi, et kohe paneb esimese tehinguga täppi, vaid ikkagi avab mitu erinevat levelit. Ja kui me räägime siis Gearboxist, mida see üldse sõna tähendab, eks ole, Gearbox ehk siis käigukast, enne kui me siis üldse hakkame rääkima sellest, mida see seadistus teeb, käime veel kiirelt üle selle, mis loogika alusel siis üldse Gearbox töötab, et mis asjad need käigud on. Kui sa saad aru, mis asjad need käigud on, siis selle võrra on sul juba tegelikult palju lihtsam. Nii, hakkame siis, kursor on kadus. Loodan, et on ilusti näha seda ekraani. Ehk siis Gearboxi on olemas käigud. Teeme siia siis, võtame näiteks ust. Nii, selline valuuta paar. Ja oletame, et siis selle hind hakkab siin vaikselt minema. Võistame siia siis graafiku. Teeme siia sellise ajaloo. Oletame, et see on siis selle hinna liikumise ajalugu. Nüüd, mida Gearbox teeb, on see, et ta kõigepealt vaatab siis ära, kus suunas turg liigub ja siis ta hakkab arvestama hinna liikumise järgi, millal võiks siis see hind ümber pöörata. Oletame, et eks ole, Gearbox alustab siit, alati alustab käigust -1
kui hind jõuab siia, siis oletame, et on jõudnud nii-öelda, teeme siia selle koha peal on siis, siin on 0 käik. Ja Eurustil siis on sisenemine lubatud alates teisest käigust. Teeme siia K-tähe lõppu. Ehk siis nüüd, kui hind peaks jõudma teise käiguni, vahet pole kummas suunas, siis ta võtab tehingu sisse. Nii, siin on, eks ole, käik 0, siin läheb hind alla, siin on käik, siis ütleme, -2. Ja siin ta siis võtab tehingu sisse, sellepärast, et hind on piisavalt palju kukkunud selleks, et siis avada tehing. Nii, mis ta nüüd siis edasi teeb? Siin on tehing sisse võetud, eks ole. Nüüd, kui hind läheb ülesse tagasi, siis ta hakkab uuesti siit samast jõuab, eks ole, siia -1 välja, siis jõuab siia 0 käiguni. Siit ta hakkab nüüd siis nii-öelda omakorda lugema, eks ole, tema jaoks on siis siin esimene sisenemine, siin on teine sisenemine, siin on, see on liiga lähedal, siin on 3. sisenemine. Oletame, et on siis 3 tehingut avanud, need on ka eksponentsiaalselt, siis iga tehing, mida ta järgmisena võtab, on eelmisest eksponentsiaalselt kaugemal. See on selleks, et kui on suur momentum mingisugusel paaril näiteks, siis et ta ei võtaks neid tehinguid liiga tihedalt. Nüüd ta on võtnud sisse siis 3 sel tehingut. Nüüd siin selle koha peal hind siis pöördus ja läks siis nii-öelda tagasi kasumisse. Oletame, et kuskil siin selle koha peal ta paneb kinni tehingud ja võtab siis kasumi sisse. Esimene tehing läks miinuses kinni, aga teine ja 3. tehing läksid siis kinni kasumis. Nii. Ja niimoodi ta siis kogu aeg loeb neid käike ja siis ta iga nädalaselt uuesti nullib need käigud ära. Kui kasutatakse tavaseadistust, hakkab nii-öelda nädala alguses uuesti neid käike lugema. Ja siis on veel lisaks olemas erinevad strateegiad, kus on siis nii-öelda see on swing strateegia, siis on olemas näiteks sniper strateegia, kus ta esimese tehingu võtab alles 3. käigu juures, ehk siis siin all, siin selle koha peal ta ei oleks üldse tehingut võtnud, hind oleks pidanud veel allapoole minema selleks, et oleks tehingu avanud. Ehk siis sniper võtab vähem tehinguid, aga need on täpsemad. Nii, paneme siis selle praegu siia alla, loodan, et sa said aru, mis asjad need käigud on. Nüüd siis hakkame järjest rääkima lahti, mida need erinevad read siin siis tähendavad. Weekly goal on siis kasumiprotsent, mille juures ta paneb roboti pausile. Kirjutan selle üle. Kasumiprotsent nädalas, mille juures paneb roboti pausile. Ehk siis, kui see on näiteks pandud 5% peale, siis see tähendab seda, et nüüd, kui esimese 3 päevaga näiteks nädalas saab 5% kasumit täis, mis on üsna harv nähtus, aga seda võib juhtuda, siis ta lihtsalt paneb roboti pausile, et ta rohkem tehingud ei võta see nädal. Max equity risk on siis nii-öelda käsipidur selleks, et kaitsta kontot. Mis ta siis teeb, on see, et kui sa paned sinna näiteks 20%, siis tähendab seda, et kui sinu avatud tehingud jõuavad 20%-se drawdowni juurde, ehk siis avatud miinus, siis ta paneb need tehingud lihtsalt kinni selleks, et kaitsta ülejäänud kapitali. Paneb kõik tehingud kinni, kui avatud miinus jõuab siis määratud protsendini. Nii, vaatame, kuidas siin üldse on. Proovin teha natuke suuremaks selle, et oleks paremini näha. Nii, siis läheme aga edasi. Järgmine stop running after max risk hit. See on üsna nii-öelda ise ennast selgitav, ehk siis kui max equity risk nii-öelda rakendub, et siis peale seda ta enam ei kauple. Peatab edasise kauplemise, kui max equity risk on saavutatud. Starting lot size. See on siis
esimese tehingu suurus. See on nüüd kõige olulisem riskimääramise parameeter. Seda üldiselt siis väiksemate kontode puhul pannakse siis 0,01. Ma siia kirjutan juurde. Väiksemate kontode puhul, ehk siis ütleme alla 10 000, on see siis 0,01 iga 1000 kohta, mis sinu kontol on. Ehk siis kui sul on 5000 konto, siis see võiks olla 0,05. Siis keskmiste kontode puhul, see on siis 10 000 pluss, ehk siis üle 10 000 kuni ütleme selline 40 000, võiks see olla siis 0,01 iga 1500 kohta. Ja kui on veel suuremad kontod, siis võiks olla, kui veel suuremad kontod, siis 0,01 iga 2500 kohta. Miks need numbrid niimoodi muutuvad, on sellepärast, et mida suurem konto on, seda vähem ollakse tavaliselt valmis riski võtma. Ja see tähendab ka siis seda, et seda vähem on vaja riski võtta selleks, et teha siis mingisugused normaalsed numbrid, sellepärast et arvuliselt on numbrid suuremad, isegi kui protsent on väiksem, siis arvuliselt on numbrid suuremad. Sest näiteks 1000 puhul 10% on 100, aga 10 000 puhul 10% on 1000. Et siis võiks täiesti vabalt näiteks 10 000 puhul hoopis ka lähtuda 5% tootlusest näiteks, mis on 500, mis on ikkagi suurem kui selle 1000 puhul 10%, mis oli 100. Starting lot enters on real trades. See on siis, vaatan korra, mis seal need erinevad valikud olid. Mis variandid siin on? Real trades, ghost trades. Aha, okei. See põhimõtteliselt näitab seda, et kas ta läheb tehingutesse kohe või siis ootab, kuni ta saab ikkagi enda vajalikud käigud kätte ennem, et ootab nii-öelda hinna liikumist. Nii, ma nüüd panin siin vale asja kinni. 8 sellise. Nii, lähme siis edasi. Loeb käike või avab kohe tehingud. Real trades loeb käike, on turvalisem. Üldiselt on üldse niimoodi, et see seadistus, mida siis robot sulle ette pakub esimese hooga, on tegelikult ka kõige mõistlikum, sellepärast et see seadistus on siis välja töötatud nende aastate põhjal, mis see robot on siis nagu reaalselt toimetanud, ehk siis see on läbi proovitud ja on nagu selge, et see seadistus töötab. Nii, range between gears. See on siis pippide arv, ehk siis kui palju hind peab liikuma enne, kui ta loeb siis selle hinna liikumise järgmise käigu sisse. Mida suurem see number on, seda rohkem peab hind liikuma selleks, et ta järgmise käigu avaks, selleks, et ta loeks järgmist käiku. Mida väiksem see, seda tihedamalt ta tehinguid võtab. Millise hinna liikumise järel arvestatakse järgmine käik. Nii, max number of gears, mitu käiku ta siis nüüd loeb, maksimaalne arv käike, mida Gearbox loeb, ja moving average period. Moving average ehk siis MA on siis üks indikaator, mille järgi ta siis vaatab trendi. MA liikuv keskmine eesti keeles, keskmine indikaator, mille järgi Gearbox vaatab trendi ehk siis nii-öelda
hinna liikumise suunda. Mida suurem see number on, seda täpsem ta on, aga seda aeglasemalt reageerib. Mida väiksem ta on, seda kiirem ta reageerib, aga seda ebatäpsem ta on, ehk siis selle puhul tuleb leida selline kuldne kesktee ja 20 on siis, võib öelda, et see on kuldne kesktee. Range multiplier on siis käikude vahelise pippide arvu korrutaja või kordaja, kuidas paneme siis kordaja. Mis see tähendab, on siis seda, et kui sul on muidu 21 pippi iga käigu vahel, siis nagu ma ütlesin, iga järgnev käik on eelmisest kaugemal, just siis, kui range multiplier on üle 1. Kui meil on näiteks range between gears on 21 ja range multiplier on 1,45, siis kui 0 ja 1 või nii-öelda -1 ja 0 vahel on 21 pippi, siis näiteks esimese ja siis 0 ja 1 vahel on siis juba see 21 korda 1,45, mis on siis kuskil 30 pippi ja nii edasi, ta läheb nagu järjest edasi, siis järgmine on esimesest käigust teisele, on siis kuskil 45 pippi, mitte 21 ja niimoodi ta läheb edasi. Position size multiplier on siis tehingu suuruse kordaja, mis siis samamoodi iga järgnev tehing on siis eelmisest 15% võrra suurem, juhul kui position size multiplier on pandud 1,15. Tehingu suuruse kordaja, mis rakendub iga uue tehingu, iga järgmise tehingu võtmisel, arvestades võttes aluseks eelmise tehingu suurus, ehk siis 1,15 alati arvestab seda eelmisest tehingust, mitte esimesest. Ja siin me räägime siis sellest, et sul on, räägime siis samast nii-öelda tehingute korvist, et kui sul on eurust näiteks 1, 2, 3, 4 tehingut sees, siis ta arvestab iga tehingu puhul selle multiplieriga nii-öelda järgnev tehing on suurem. Max pairs trading at the same time on siis lubatud samaaegselt kauplevate paaride arv. Samaaegselt lubatud ehk siis see on 3, kui sul on pandud näiteks 4 graafikut on lahti, igal ühel on gearbox peal ja sul on pandud max pairs trading at the same time on siis 3, see tähendab seda, et kui 3 paari sees, siis 4. enam ei võta. Isegi kui ta näeb seal tehingu sisenemise kohta, siis ta lihtsalt ei ava seda tehingut. See on ka oluline riskihalduse koht. Siis max base pairs trading at same time on siis korrelatsiooni filter. Base pair on siis alati, kui sul on eurust näiteks, siis on eur. Kui sul on ust käed, siis on ust. Ehk siis valuutapaari esimene sümbol on alati base pair. Ehk siis kuidas ma seda eesti keeles võiksin nimetada, korrelatsiooni filter, ütleme siis baasvaluuta. Jah, ma pean siia panema siis baasvaluuta korrelatsiooni filter, niimoodi on õige. Baasvaluuta korrelatsiooni filter. Ehk siis, kui sul on näiteks eurust ja sul on eur CHF näiteks on ja siis sul on veel ütleme eur JPY, siis kui nüüd esimesed 2 paari on juba tehingutes, siis 3. ehk eur JPY enam tehingusse ei lähe, sellepärast et baasvaluutaga on juba 2 paari tehingus. Miks see nii on sellepärast, et vältida siis baasvaluutast tulenevat riski, kus sa siis põhimõtteliselt, kui sa avad nagu baasvaluuta baasil mitu erinevat paari, siis võib tekkida olukord, kus need hakkavad kõik siis sarnaselt käituma, ehk siis sa mõttetult tõstad enda riski. Korrelatsiooni filter. Ja teine on siis max quote pairs on siis ütleme siis paneme siia, siis teeme siia väikse näite ka eurust
Rusti puhul eur, ust käed puhul ust. Nii, ja see on siis, järelvaluuta või? Kuidas seda nimetada võiks? Järelvaluuta korrelatsioonifilter. Teeme näite ka. Eurust puhul on see siis dollar ja ust käed puhul on see siis käed. Ja siis nagu mitu paari sama baasvaluutaga on korraga lubatud. Ja siin on siis mitu paari sama järelvaluutaga on korraga lubatud. Järgmine. Forbid opening trades of correlating pairs. See on siis nii-öelda lisakorrelatsioonifilter. Kui ma õigesti mäletan, siis uuendatakse iga kuu ja võetakse siis data kuskilt MyFixBookist või kuskilt väljast võetakse sisse ja seal oli mingisugune number ka, kas see oli, et kui korrelatsioon on kõrgem kui 70%, kas siis negatiivne ja positiivne korrelatsioon, see ei oma tähtsust, siis neid paarde nagu korraga ei luba kauplema. Korreleeruvaid paare ei lubata koos kauplema. Nii, edasi. Enable trailing stop on siis trailing stop on nagu ikka trailing stop, ehk siis ütleme siis dünaamiline kasumi võtmine, kus siis kasumi võtmise koht liigub hinnaga kaasa. Et see on siis yes or no, on see sisse lülitatud, välja lülitatud. Trailing stop on siis see, et kus kohast hakkab seda treilima. Ehk siis kui sul on siin 25, siis tähendab seda, et sinu tehing peab jõudma 25 pippi kasumisse, siis ta paneb take profiti, ehk siis selle kasumi võtmise koha paneb 0, ehk siis nüüd kui hind peaks tagasi kukkuma 25 pippi, siis ta paneb selle tehingu lihtsalt 0-ga kinni, aga kui ta nüüd edasi tiksub, siis ta hakkab lihtsalt järjest enda nagu jälitama nii kaugele, kuni siis lõpuks see hind tuleb nii palju tagasi, et ta lööb ennast lukku ära. Mitu pippi peab tehing kasumis olema, et siis dünaamiline kasumi võtmine aktiveeruks. Kasumi võtmise punkt on alati hinnast 25 pippi maas. See on siis praegu selle, kui sa paned seda väiksemaks või suuremaks, siis muidugi ei ole 25, siis see muutub. Nii, nüüd kõige olulisem uuendus Gearbox 3.0-is, millest ma oleks võinud ka kohe tegelikult alguses rääkida, mis on väga oluline, on siis Trend Chaser. Ehk siis mida Trend Chaser teeb, on see, et ta võtab sisse vastupidised tehingud. Nüüd kui me võtame lahti selle näite, mis ma siin ennem tegin. Siin ta võttis, eks ole, sisse esimese tehingu. Siin ta võttis sisse teise, siin võttis kolmanda. Nüüd, mis ta sellises olukorras teeks, on see, et nüüd kui tehing peaks minema miinusesse 1 pipp, nagu siin praegu kirjas on, siis siin selle koha peal, ütleme, et see on 1 pipp, ta oleks võtnud sisse vastupidise tehingu, ehk siis ta oleks võtnud sisse buy tehingu ja ta oleks siis hakanud selle buy tehinguga kasumit võtma, samal ajal kui siis seda esimene tehing, mis sa sisse võtsid, on miinuses, siis teine tehing on kasumis
ja siin on samamoodi tekib treilimine ja kogu selle asja, selle hedžimise mõte seisneb selles, et vähendada drawdowni juhul, kui turg läheb sinu vastu ja suurendada kasumit, sellepärast, et üldiselt on niimoodi, et kui sa näiteks swing seades tehingu avad, siis ta praktiliselt kunagi ei lähe kohe kasumisse, vaid ta kõigepealt jookseb miinusesse. Nii, see on siis vastupidiste tehingute võtmine peale esimese tehingu sisse võtmist. Drawdown for first trend chaser entry. Mitu pippi peab esimene tehing miinuses olema selleks, et võetaks vastupidine tehing. Ja trailing stop for trend chaser on siis põhimõtteliselt nagu trailing stop tavatehingule, aga nüüd see lihtsalt rakendub siis sellele vastupidisel tehingu, siis vastupidise tehingu dünaamilise kasumi võtmise rakendamise punkt pippides ehk siis hinna liikumine. Nii, peaks olema üsna lihtsalt arusaadav. Siis järgmine seadistus on siis only gears above, ongi siis see, et alates mitmendast käigust ta tehingu võtab ja see on siis paariti erinev, mis teeb siis Gearboxi selles mõttes nagu üsna ka ainulaadseks, sellepärast et erinevad paarid käituvad erinevalt ja nüüd, kui sa kasutaksid samasugust seadistust kõikidel paaridel, siis osad paarid töötaksid ja osad paarid korraldaksid jama. Aga kuna Gearbox on mõeldud dünaamiliseks ja kui kasutada Gearbox Manageri, kuhu on siis eelnevalt sisse kodeeritud, et mis käigud, mis paaridel jooksevad, siis saab iga paar endale sobiva seadistuse. Only Gears Above 2 on siis mitmendast käigust sisenetakse tehingusse. Ja kui siin on Only Gears Above 2, siis tähendab seda, et esimene tehing avatakse kolmanda käigu juures. Auto Change Gears Above on siis nädala, päeva põhine käigu tõstmine. Mis päeval seda tehakse? Mis käigu peale sisenemine tõstetakse. See tähendab seda, et nüüd kui on esimesed 4 päeva ära olnud ja Only Gears Above on 2 näiteks, mis tähendab seda, et kolmandast käigust ta siseneb tehingusse, nüüd sellisel juhul, kui tuleb nüüd reede, siis ta tõstab seda käiku teiselt kolmandale, ehk siis selle funktsiooni mõte seisneb selles, et nüüd kui hind tavaliselt reedeti hakkab rohkem hullu panema, hakkab rohkem liikuma, et ta liiga kiiresti tehingusse ei läheks. Siis ta tõstab lihtsalt käiku, praegusel juhul siis ühe võrra, ehk siis kolmanda peale, ehk siis ta avab 4. käigust, ehk siis hind peab rohkem liikuma selleks, et ta tehingu avaks. Nüüd kui hakkab uuesti esmaspäev, siis ta läheb samamoodi edasi, nagu oli nädala esimesed 4 päeva. Ja loomulikult seda auto change on saab siis muuta endale sobivaks. Mina olen pannud selle endale reede peale, ma tean, et vaike seades on see kolmapäev ja loomulikult see ei ole kellelegi mingisugune soovitus, et panna reede, see on see, kuidas mina kasutan. Nii, läheme edasi. Restart gear range with first real trade. Need on nüüd lisaseadistused, mis on mõeldud siis pigem skalperitele ja nendele, kellele meeldib siis näha rohkem tehinguid. Mis see tähendab on seda, et käigud nullitakse peale esimese tehingu võtmist. Selle mõte seisneb selles, et ta siis järgnevad tehingud võtaks endale kiiremini sisse, sellepärast, et sul on olemas see asi nagu range multiplier. Ehk siis järgmised tehingud tulevad lähemalt, kui ta seda muidu teeks. Mina isiklikult seda ei kasuta, ma ei näe selleks mingit põhjust.
ma olen rahul, kui Gearbox teeb mulle 3-5% kuus, mida ta siis on võimeline tegema tavalise seadistusega, ehk siis vaike seadistusega. Järgmine, close basket at max number of gears. Sulgeb ühe valuutapaari või tegelikult kirjutame siia. Sulgeb valuutapaari põhiselt kõik avatud tehingud, kui ta jõuab maksimaalse käikude arvuni. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui sul on nüüd max number of gears on 7 ja kui ta nüüd 4. käigust näiteks võttis esimese tehingu, siis ta võib võtta 5, 6 ja nüüd kui ta jõuab 7. siis ta paneb need kõik tehingud kinni. Selle mõte seisneb selles, et kui mingisugune paar paneb nagu täiesti hullu, lihtsalt hakkab suusatama, paneb seal, ma ei tea, 700 pippi, 1500 pippi, mida me oleme vahel näinud, lihtsalt ühes suunas ajama, siis selleks, et vältida sellist suurt jooksev miinust, paneb ta lihtsalt kogu selle korvi kinni, võtab kahjumi vastu ja toimetab edasi. Nii. Activate pause after close basket at max number of gears on siis lõpetab uute tehingute võtmise, kui close basket at max number of gears on rakendunud. See on selle jaoks, et siis sul oleks võimalik või kasutajal oleks võimalik siis minna ja oma seadistus üle vaadata, enne kui ta hakkab uusi tehingud võtma, juhul kui on tekkinud olukord, kus ta siis on võtnud kahjumi sisse. Stop loss distance on üsna lihtne, ehk siis mitu pippi peab iga tehing sinu vastu liikuma enne, kui see kahjumiga suletakse. Väga lihtne, ehk siis kui ta avab näiteks eurust tehingu ja see paneb täiesti vales suunas ajama ja teeb seda 500 pippi, mis eurosti puhul on muidugi haruldane, aga alati võib juhtuda, siis nüüd kui see 500 pippi täis saab, siis ta paneb selle tehingu kinni. Oletame, et kui ta on avanud mitu tehingut, siis ta iga tehingu puhul arvestab seda 500 pippi eraldi. Nii, järgmine. Delete ghost trades at start of week. Ghost trades on siis need käigud, mida ta loeb enne seda, kui ta siis reaalse tehingu avab. Ja see on siis käikude lugemise nullimine uue nädala alguses. Ehk siis kui ta nüüd hakkab, kui tehinguid sees ei ole, siis ta iga uue nädala alguses hakkab uuesti nullist lugema, et iga nädal on nagu omaette nädal, et ta ei lähtuks sellest, mis on nagu eelmistel nädalatel toimunud. Nii, edasi. Take profit based on real trades double TP, see on siis kasumi võtmise režiim. Minu meelest oli niimoodi, seal on 2 varianti veel, on real trades. Real trades oli minu meelest 30 pippi, siis real trades double TP oli minu meelest 60 pippi ja siis oli veel vaatan, mis selle viimase variandi nimetus oli, pole seda ammu kasutatud, sellepärast et see on tõesti väga pika vinnaga. Isiklikult hoian sellest teemale, aga kohe vaatame, mis selle viimase nimetus oli. Ghost trades plus real trades. Viimane on siis ghost trades plus real trades. Ja see on siis dünaamiline, ehk siis ta peab arvestama ka nagu oleks võetud tehingud siis ka nende käikude juures, kus ta tegelikult tehingut võtnud, et kui oletame, et Eurosti puhul on sisenemise koht on 3. käigul, siis esimesel, teisel käigul ta ei võtnud tehingut
aga nüüd, kui ta hakkab arvestama seda kasumi võtmist, siis ta arvestab niimoodi, nagu oleks võetud tehing ka esimese ja teise käigu juures. See tähendab seda, et mida rohkem hind sinu vastu läheb ja nüüd, kui lõpuks tagasi pöördub, siis seda suurem see kasum on, mida ta võtab. Aga sellega on alati see oht, et ta ei jõua sinna kohta välja ja tuleb uus reversal ja sa jääd tehingutesse pikaks kinni, sellepärast ma kasutangi Real Trades Double TP-d isiklikud. Nii, lähme edasi, polegi enam palju jäänud. First two Real Trades TP on siis, see aitab siis kaasa sellele, kui ta saab ilusti kohe tehingud kasumisse. Kinni uuesti. Sulgeb tehingu, sulgeb siis esimese ja või teise tehingu määratud tippide juures. Et see on lihtsalt selline lisaseadistus, mis aitab tehingutest kiiremini välja saada. Nii, läheme edasi. Notification of drawdown on siis ka üks väga oluline seade, eriti kui sa oled selline inimene, kes vahepeal ise tahab ka seal midagi teha või oskab silma peal hoida asjadel ja siis jooksult dünaamiliselt on valmis ka siis enda strateegiat muutma, siis annab märku, kui jooksev miinus on jõudnud määratud väärtuseni. Ehk siis praegu siin on 10%, siis kui jõuab 10% drawdowni ette, siis ta annab märku, seda siis ta teeb läbi MetaTrader 5 äpi, kui sa selle telefoni näiteks tõmbad, siis ta lihtsalt annab sinna teada. Ja teine siis täpselt samamoodi annab märku, kui jooksev miinus on jõudnud määratud väärtuseni, ehk siis kui nüüd läheb edasi, siis ta annab 20% juures ka teada. Need läksid valede ridade peale, nii. Ja see on siis, mille järgi jooksev miinust arvestab, et sinna peaks saama ka summaarselt panna, et sa saad selle ära muuta. Igaks juhuks kontrollin üle, kas ikka saab. Muidugi neid numbreid ei ole teab mis ajast näinud, et oleks 10 või 20% miinust ees olnud. Nii. Jah, just. Selle saab täiesti välja lülitada ja siis saab ka sinna panna väärtusena absoluut, ehk siis numbriliselt saab ka panna paika, et kui sul on 5000 konto, sa tahad teada 500 miinuse juures, et nüüd on 500 miinus ees praegu avatud tehingute näol, et siis ta annab sulle märku. Edasi, balance protection. See on siis uute tehingute mitte avamine. See tähendab seda, et kui sul on rida tehinguid avatud ja parasjagu on sul siis, siin on 100% balance protection value, aga kui sul on pandud see näiteks 20 peale või 10 peale, siis kui avatud tehingute miinus joob siis 10 või 20 peale, siis enam uusi tehingut ei ava. Et see on siis, siin on siis nii, mille järgi jooksev, see vist peaks olema üks sõna, jooksev miinust arvestab. Siin ka ära siis. Nii, uute tehingute mitte avamine, kui jooksev miinus jõuab teatud väärtuseni. See on siis määratud protsent või absoluut arv, mille juures uusi tehinguid ei avata. See aitab selliste olukordade vastu, kui sul on, kui turg hakkab panema täielikult hullu.
ja lihtsalt hakkab suusatama, toimub mingisugune suurem geopoliitiline sündmus või siis lihtsalt tehakse mingi korralik stop-hunt. Ja kui sa oled eriti paarides nagu näiteks Jaapani jeen või mis seal veel on, Šveitsi frank, Austraalia dollar, neid paare, neid valuutasid veel, mis võivad pikalt suusatada, siis selleks, et vältida üleliigset riski, ta lihtsalt enam uusi tehinguid ei ava. Ta võib neid käike lugeda ja nii edasi, aga ta lihtsalt järgmisi tehinguid enam ei ava, sellepärast et piisaval määral on juba jooksvat miinust ees. Ta lihtsalt jääb ootele, kuni see jooksev miinus taandub, siis jääb alla selle numbri, mis sa oled sinna määranud ja siis ta hakkab uuesti tehinguid võtma. Ja viimane siis oluline punkt, mille võiks siis endale selgeks teha või meelde jääda on siis, see selgitab ennast ise, eks ole, ootab 2H peale turgude avanemist, tehingute võtmisega 2 tundi peale turgude avanemist ja see on siis igapäevaselt. Ja miks see vajalik on, sellepärast, et tavaliselt siis Eesti aja järgi Foreksi turg avaneb keskööl ja esimesed pool tundi kuni 2 tundi on hästi volatiivsed ja kus siis spreed ehk siis ostu-müügi hinna vahe võib olla täielik kosmos. Selleks, et vältida selliseid mõttetuid riske, on siis sisse ehitatud selline ütleme siis suitsupausi funktsioon, kus ta siis esimesed 2 tundi vaatab lihtsalt turge pealt ja ei ava mitte ühtegi tehingut. Edasi on siis väga lihtne, et mis päevadel ta siis kaupleb, siis sa saad siis määrata päevapõhiselt, mis päeval on kauplemine lubatud. Paneme siis siia kõigile selle sama juttu juurde. Vot, ja niimoodi ongi. Nagu näha, siis neid erinevaid asju, mida tuleb silmas pidada või millest võiks aru saada, on päris palju. Aga kõige lihtsam ongi lihtsalt siis kasutada toodet niimoodi, nagu arendaja on seda ette näinud, ehk siis default seades ainuke asi, mida siis pead muutma, on starting lot size, vastavalt siis konto suuruse järgi ära teha ja ülejäänud asjad tegelikult võivad jääda niimoodi, nagu nad on. Ja siis, nagu ma alguses ütlesin, 3 kõige paremat paari, eurust ustkäed ja audkäed vist olid. Mina isiklikult kauplen ainult 2 eurust ja ustkäed ja töötab täiesti normaalselt. Ei pea mingisuguseid hulle paare endale sinna avama või ei pea mingid 10 või 20 paari endale sinna lahti võtma korraga. Et selleks ei ole vajadust. Et siin, kui me räägime testikontodest, siis 4 aastaga, ütleme, ustkäed ise on teinud üle 400% kasvu, mis tähendab siis seda, et aasta keskmine tootlus on 100% umbes. Kes ei tahaks, et tal oleks tööriist, mis suudab teha 100% tootlust aastas. Loomulikult, nagu kõikide nende asjadega, siis investeerimisega üldiselt keegi mingisugust garantiisid anda ei saa, et mineviku tootlus ei garanteeri sulle tuleviku tulemusi. Ma loodan, et sellest videost oli sul abi. Kui sa oled Gearboxi kasutaja, siis mõned asjad said kindlasti selgemaks. Ja kui sa ei ole Gearboxi kasutaja, siis ka mõned asjad said kindlasti selgemaks. Ilmselt, vähemalt mul isiklikult, kui ma neid asju siin niimoodi läbi käin, siis ma nagu saan aru, et tegelikult on tegu väga siis nii-öelda väga hea tööriistaga, mis sobib siis mis tahes kauplejale, kellel on varasem kauplemiskogemus ja kes on ka näiteks professionaalne kaupleja, siis tal on väga lihtsalt võimalik seda tööriista endale sobivaks sättida, enda strateegiate järgi paika panna ja kes on täiesti algaja, täiesti uus, ei ole varem mitte midagi sellist teinud, siis lihtsalt kasutada arendaja poolt ette määratud seadeid ja lasta asjal tegutseda. Vaatan, siin hetkel küsimusi ei ole, ju siis sai kõik väga selgeks. Minu poolt tänaseks kõik ja järgmine kord siis võtame ette järgmise tarkvara. Kirjutage siia kommentaaridesse, mis tarkvara võiks järgmisena võtta. Meil on siis valida kas Flash, Crytos või Crytos X. Nende tarkvarade vahel saab siis hetkel valida. Aga mis seal ikka, olge mõnusad ja järgmise korrani.